Tere, nutikad lapsed ja kooliõpetajad. Oleme täna siis Tallinnas Swedbanki Liivalaia majas ja räägime rahatarkusest. Mina olen Mari-Liis Jääger ja mina juhin Rahaasjade Teabekeskust ja minu igapäevatööks ongi rahatarkuse jagamine nii täiskasvanutele kui ka lastele. Käin aeg-ajalt koolides ja samuti juhin sellist Eesti suurimat rahatarkuse gruppi, Facebooki gruppi Kogumispäevik ja teen vahel ka podcast'e. Nii et ma olen väga rahul oma tänase tööga ja mul on rõõm neid teadmisi ka teiega jagada. Millest me täna räägime? Räägime sellest, et miks on oluline kogu raha mitte ära kulutada. Kust üldse saada raha? Kuidas teha vahet soovidel ja vajadustel? Ja mis on need nipid, kuidas siis seda olemasolevat raha mitte ära kulutada? Aga läheme teele. Ja kõigepealt mõelge korraks, mis on see sinu unistus, mille nimel üldse pingutada? Unistused võivad olla väga suured. Näiteks ma tahan saada, baleriiniks, ma tahan saada rallisõitjaks või hoopis tiktokeriks. Aga unistused võivad ka olla sellised väikesed või siis sellised asjad. Näiteks tahan saada uusi kõrvaklappe või siis elektritõuksi või näiteks Jordani tosse. Ja selleks, et neid unistusi ellu viia, on vaja tavaliselt nii raha kui ka aega. Et tihti on see, et unistusi on rohkem, kui meil tegelikult võimalusi on. Ja kuidas siis nende unistustega toime tulla? Et kindlasti olete vanematega koos läinud poodi või lihtsalt kodus küsinud, et kuule, ma nüüd tahaks neid uusi kõrvaklappe. Aga vanemad ütlevad, et meil ei ole praegu selle jaoks raha või et kuule, sul juba on kõrvaklapid, et miks sa uusi vajad. Ja eks seal on ka teisi vabandusi. Aga nemad siis lähtuvad ikkagi sellest, et millised on meie soovid ja vajadused. Mida see siis tähendab? Mis on soov ja mis on vajadus? Vajadus on selline, et kui ma nüüd seda ei saa või sinna seda ei osta, siis ma ei jää ellu. Näiteks mul on vaja süüa, mul on vaja juua igapäevaselt, mul on vaja riideid selga ja mul on vaja ka kodu, kus oleks soe, kus ma saaks turvaliselt ennast tunda. Nüüd vajadused, need on siis vajadused, aga soovid on siis sellised, et näiteks mul on juba 3 pusa, aga ma tahan 4. just seda rohelist selle pildiga pusa näiteks, et see on lihtsalt selline, mulle meeldib see. Või mul on juba mitu paari tosse olemas, aga just neid Jordaneid tahaks saada. Ja tegelikult ei juhtu mitte midagi, kui ma neid ei saa otseselt, et mul on millega hommikul kooli minna. Aga et siis ka vanemad lähtuvad sellest, kui nad raha kulutavad, et kas see on soov või vajadus. Et kõigepealt ostavad nad koju söögi ja kui raha jääb üle, no siis võime minna näiteks spaasse. Aga vahel tahaks ju selliseid sõpradega minna kinno, osta, maiustusi, uusi arvutimänge, et kuidas siis neid oma soove täita. Kust siis selleks ikkagi raha leida? Ja kindlasti ma soovitan vanematega koos seda teemat arutada. Et kui sul juba mingi soov on ja sulle tundub, et see on väga oluline sinu jaoks, siis räägi kindlasti nendega. Siis nad mõtlevad võib-olla mingeid lahendusi koos sinuga välja. Ja kui nad näevad, et sina juba ka pingutad, sina hoiad raha kokku, siis nad kindlasti on sulle suuremaks abiks. Aga kust siis saada raha? Jällegi perekonnad on väga-väga erinevad. Mõnes peres antakse taskuraha, et rahalised võimalused võib-olla on suuremad. Paljudes peredes ei antagi sellist regulaarset taskuraha. Antakse ainult siis, kui sul on vaja konkreetse asja jaoks. Ja kui ka antakse sulle taskuraha, siis kõik ära kuluta. Pane osa niimoodi kõrvale, just täpselt selle unistuse jaoks. Ma pärast räägin ka, et kuidas seda raha või kuhu seda raha siis panna. Teiseks, näiteks kui sul tuleb sünnipäev, siis sul on hea oma lähedastele öelda, et
teate, mul on selline unistus, ma tahan osta omale uusi kõrvaklappe, et palun kinkige mulle raha, mitte ärge tooge mingeid erinevaid kingitusi. Et siis üheskoos saan ma selle unistuse täide viia. Siis kindlasti on sellised toredad koolilaadad või siis kohvikute päevad suvel, kus sa saad oma emaga või isaga näiteks midagi küpsetada või sa oskad meisterdada mingeid vahvaid käekette. Et räägi ja aruta vanematega, kuidas saaks sellist lisaraha teenida või on kodus mingid töötegevused, näiteks suvel muru niitmine, millega sa saad sellist ekstra raha teenida. Sellise kodu või sellise toa korrashoiu eest ma pigem raha ei küsiks, et see on ikkagi elementaarne, mida tuleb teha. Nii, ehk siis uuri vanematelt. Alati on võimalik viia pudeleid, viia taara tagasi, sealt saab tunduvad algused, mis on 4-5 eurot, aga kui need kõik kokku koguda, siis on juba tuntav summa. Ja mis veel? Mõelge, teil kindlasti on mingid omad nipid, mida te saate kasutada. Näiteks sul on veel mingid mänguasjad, mida sa enam ei kasuta, aga võib-olla keegi teine on valmis selle eest mingit raha ikkagi maksma ja saate maha müüa. Või riided on jäänud väikeseks, väga korralikud riided, siis jällegi arutage vanematega, kuidas saaks neid asju maha müüa. Ja nüüd väikestest ostudest, et on selline ütlus, et kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha. Et vahel sellised väikesed ostud tunduvad küll, et mis see on 2 eurot, aga kokku teevad nad märgatavad summad. Ehk kui need väiksed kulutused ära jätta, saab juba päris kopsaka summa kokku koguda. Võtame siin ühe näite. Iga kord, kui käin trennis, ostan joogi või saiakese, mille eest maksan 2 eurot. Toome näiteks, et käid trennis 2 korda nädalas, siis see teeb nädalas juba 4 eurot. Võtame nüüd selle, et mis juhtub kuu ajaga. Kuus on 4 nädalat, liidame need kokku, on juba 16 eurot. No täitsa tuntav summa ju. Ja kui võtta veel aasta kohta, aastas on 12 kuud, korrutame siis see 16 12-ga ja see teeb kokku juba 192 eurot. No selle eest saab juba päris ägedad kõrvaklapid, et üldse ei pea enam nii-öelda mõtlema, et kus see raha saada. Kuidas siis teha, et see kogutud raha, mis oled nüüd kas kogunud või kokku hoidnud, et see ära ei kuluks? Sest tekib tunne, et mul on raha, ma lähen nüüd, ma ei tea, ostan siin sõpradele veel midagi ja tahaks ise seda kommi osta. Et kuidas siis ennast ka ära kavaldada, et ei raiskaks seda raha kohe ära. Üks võimalus ongi see, et kas tee ise endale rahakassa, võta üks purk, kaunista ära, näiteks tahtsid kõrvaklappe, siis prindid selle pildi välja, kleebid sinna peale, võib-olla isegi saad värvida niimoodi, et kui on pool rahast kogutud, on juba pool ära värvitud. Või siis võta mingi vahva hoiukassa ja küsi vanematelt iga nädala lõpp, et kas teil on münte ja sinna saad panna siis sularaha. Ja tegelikult ma soovitan panna kõrvale teine kassa ka, et see on selliseks kulutuste jaoks, et kui sul ikkagi vahepeal, me kõik tahame natukene midagi head osta, et siis sa võtad sellest kulutuste kassast ja teine on selline kogumise kassa. No näiteks sa saad 5 eurot, siis panegi 3 eurot kogumisse ja 2 eurot näiteks kulutamisse ja kui siis tahad minna, siis tead kust võtta. Kui aga kasutad juba pangakaarti, siis räägi vanematega, et kas te saaksite teha mulle teise konto, sellise kogumiskonto, kuhu ma panen raha kõrvale. Et kui ma lähen poodi, maksad kaardiga, tihti ei panegi tähele, kuidas see raha sealt kulub. Et siis ma ei pea muretsema, et ma tean, et teisel kontol on veel raha. Ja ma saan näha ka seda raha, kas siis oma telefoni äpist juba või siis internetipangas saate koos vanematega minna vaatama, et palju mul sinna raha kogunenud on. Mis veel? Näiteks, kus sa saad raha kokku hoida. Väga tihti on koolis puhvet, kus saab osta siis maiustusi või saiakesi või jooke. Ja lihtsalt infoks, et tavaliselt sellistes puhvetites või ka, ma ei tea, kinos näiteks on need maiustused palju kallimad kui poes. Ja selleks, et
seda kulutust mitte teha, üks asi, kas siis võta kodust kaasa või palugi vanematel poest osta midagi, et kui sul see isu tuleb, et siis sul on kohe midagi võtta ja miks mitte vahel võib-olla võtta natuke rohkem kommi kaasa, et saad ka oma sõpradele jagada, et selle peale raha ei kuluks. Siis kui sa oled poodi, ole tähelepanelik ja arvuta, milleks ongi matemaatika vajalik, ongi see, et sa oskaks arvutada. Et kui sa ostad 2 asja, kui palju see kokku läheb, esiteks, et sa teaksid, et sul on selleks piisavalt raha. Teiseks, kui sa lähed maksma, sa vaataks, et see oleks õige summa, mida sult poemüüja küsib. Ja kolmandaks, kui sa nüüd maksad sularahaga, et sa saaksid õige summa tagasi. Väga oluline, et keegi sind ei saaks petta. Ja poes ka, kui ostad näiteks šokolaadi või mingeid muid maiustusi, võrdle hindasid ka, vaata, seal on kilokaupa. Sa kindlasti juba tead, võid ka emalt, isalt üle küsida, et kuidas ma neid hindasid siis võrdlen. Et vaadata liitri hinda, kilogrammi hinda või tüki hinda ja siis sa saad juba targema valiku teha. Nüüd veel väike selline hoolsuse nipp ka, et kui sul on sularaha näiteks kogutud, sa kogud kui mingi asja jaoks, jumala eest ära võta seda kooli kaasa, et teistele näidata, kui palju sul raha on juba kogunenud. Sest sularahaga võib juhtuda see, et keegi varastab ära. Samuti võib olla nii, et mõnel teisel ei ole nii palju näiteks raha või nende perel on keerulisem rahaliselt, siis see paneb ta väga halba seisu ja halvasti tundma, et teise on väga äge sõber, aga lihtsalt võib-olla tal ei ole selliseid võimalusi. Ja ehk siis pigem jätta koju ja ära hõiska sellel teemal. Küll aga sa võid öelda, et sa kogud oma unistuse jaoks ja ma hakkan juba vaikselt sinna jõudma. Siis kui sul on see pangakaart, tänapäeval saab pangakaardiga ju viibata, kellaga isegi saab maksta. Ja kui see nüüd ära kaob sul, siis on väga oluline vanematele öelda, et palun pane kiirelt mul see pangakaart kinni või kui sul on endal äpp olemas, äppis saad kohe kaardi kinni panna. Sellepärast, et kes selle kaardi enda kätte saab, siis ta saab minna ja viibata ja su raha ongi tegelikult kadunud. Ehk siis pea seda meeles, ära jäta oma kaarti ka lohakile, ära tee sellest pilti, ära pane seda kuhugi sotsiaalmeediasse üle, sest see on sinu rahakott. Ja see, kui sa oled selle juba raha kokku saanud, siis sa ei taha seda kaotada. Mida on oluline siis meeles pidada? Kui sa saad raha, ära kõik ära kuluta, pane osa raha kõrvale, tee endale mingi süsteem. Et kui sul isegi täna seda unistust pole, aga sul ühel päeval tuleb, siis sul selleks on juba raha kõrvale pandud. Enne kui midagi ostma hakkad, mõtle, kas sul on seda vaja või see on lihtsalt selline soov. Ja kui sul tõesti on, ma ei tea, kõht tühi näiteks ja sa lähed ostad burgerit loomulikult, aga kui sa lihtsalt just sõid koolis lõuna ära, tahad midagi magusat lihtsalt osta, siis see on lihtsalt soov ja selle sa võid rahulikult täitmata jätta, et jääd ellu. Ja üks asi veel, et kui sa nüüd satudki hätta ja sul ei ole raha, et jah, siis on sobilik küsida võib-olla sõbra käest, et kas ta saab laenata, aga niisama lihtsalt sõbralt laenata raha, et tahaks maiustusi osta, see ei ole tark tegu. Ja võlaga on ehk alati see, et sa pead tagasi maksma võimalikult kiiresti, järgmisel päeval tood ja kui sul endal seda raha pole, kindlasti räägi vanematega, aruta see läbi, et see ei jääks kuidagi maksmata, et see võib hiljem palju tülisid tekitada ja sa ei taha seda. Ja kindlasti räägi igal juhul vanematega, uuri nende nippe ja miks mitte. Tuleta ka neile meelde, et oota, kuule, kui me tahame nüüd reisile minna, et äkki me neid asju ei osta või aruta ka nendega, nügi neid ka natukene. Siis ole oma rahaasjadega hoolas, vaata, et kui midagi ära kaob, siis näiteks pangakaart, siis pane kindlasti see kinni ja samamoodi sularahaga, ära jäta seda kuhugi lohakile, hoia enda juures. Ja mis ma ikka oskan teile soovida, et nutikat rahaasjadega toimetamist.